Tere kuulajatele, uudiste eetri stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et on kutsunud ellu töögruppi, mille sihiks on patsientide vaba tervishoiusüsteemi väljatöötamine. Praegu selle süsteemile heidetakse sageli palju ette. Arvutisimulatsioonid näitavad, et süsteemil ei ole tegelikult viga midagi, see lihtsalt ei ole arvestatud patsientidega tegelemiseks. Kui haiget kõrvaldada, töötab kogu tervishoiusüsteem laitmatult ja majandab ennast pea 100% ise ära. Nii kui haiged mängu tuua, hakkavad hädad peale. Kui tahame hästi funktsioneerivat tervishoiusüsteemi, siis tuleb töögrupi raporti kohaselt patsientidest loobuda ja minna nendega edasi juba täielikult peatselt loodava imearstisüsteemiga. Veel annab valitsus teada, et on välja töötatud Riigikogu võimete piiri määravad normatiivid. Üha keerulisemaks muutuv maailm ei võimalda Riigikogu lihtliikmel enam hoomata kõiki näiteks finantstehnilisi küsimusi, mistõttu on järjest enamate teemade toomine Riigikogu suurde saali muutunud mõttetuks. Esialgu näevad normatiivid ette, et Riigikogu suures saalis arutatakse edaspidigi Riigikogu liikme töötasu ja sotsiaalseid garantiisid puudutavaid teemasid, lisaks sellele ka riiklike tähtpäevade temaatikat ja suitsetamise reguleerimist puudutavaid küsimusi. Nii-öelda suure saali teemade ring on tegelikult päris lai ja hõlmab mitmel leheküljel tihedat tekstiruumi. Valitsuse ülesandeks aga jääb vastutusrikaste teemadega tegelemine, nagu näiteks riigieelarve, ja Riigikogul jääb rohkem aega rahvaprobleemidega tegelemiseks. Eelarve teemal on alati Riigikogu liikmetelt olnud kuulda asjatundmatuid ja ka kiuslikke küsimusi, mis kujuklalt näitab, et selline keeruline teema nagu rahandus jääb paljudele lihtliikmetele sisuliselt kättesaamatuks. Riigikogu uued võimete piirid kehtestuvad 2 nädala pärast ja praegu ei ole teada, kas need võimed lubavad koalitsioonilepingust aru saada või mitte. Eilsel valitsuse pressikonverentsil vastati ka teiste seas ka küsimustele, mida kõik need ametnikud erinevates ministeeriumites küll teevad. Peaministri sõnul on ametnike arv järjest sagedamini küsimuste sisuks olnud, samuti ka ametnike tegevus. Ametikohtade arvu vähendamisel on praegu ka lagi ees, sest ametnike töökoormus on viimase aastaga oluliselt kasvanud. Kui küsida, mida kõik need ametnikud teevad, siis aus vastus on peaministri sõnul see, et kõik need ametnikud on hõivatud peamiselt sellega, et nad vastavad küsimustele, mida nad kõik teevad. Kuna keegi peab siiski ka tööd tegema, siis tuleb peatselt ametnikke juurde võtta või paluda inimestel küsimuste esitamine lõpetada. Ja mitmesugust. Sotsiaalteadlaste värske uuring toob välja, et üha enam kasvab Eestis sotsiaalne kihistamine, mis jaguneb varanduslikuks kihistamiseks, hariduslikuks kihistamiseks füüsilise atraktiivsuse baasilt ja nii edasi. Nii kui keegi näeb teistest erinev välja või on teistest erineval arvamusel, hakkab kohe üks kihistamine peale. Kihistatakse nii kollektiivis kui ka itsitatakse kodus, kihistatakse nii üksikisiku kui riigi tasandil, mees püüab ja püüab, naine ainult kihistab omaette või vastupidi ja kihistamist kuuleb ainuüksi tänuks naine. Ka suures poliitikas on kihistamine muutunud kõrvulukustavaks. Nii kui õpetajad või arstid streigivad, ministrid kihistavad, elu seisab. Teadlased toovad välja, et siiski ei ole muretsemiseks erilist põhjust, sest inimesi rõõmustab tavaliselt see, kui kellelgi läheb halvasti ja nii ongi iga päevaga kõigi tuju üha paremaks minemas. Ja veel üks maksuteade. Valitsus teatab, et automaksu soodustus tuleb juba tänavu ja inimesed saavad iga lapse pealt 100 eurot maksust maha arvata. Selleks, et riigieelarve oleks laekumistega kaetud, tuleb sügisest automaksu soodustuse maks, mis tõstab üldist automaksu vaid mõne protsendi võrra. Valitsusel on plaanis loobuda järk-järgult paljudest erinevatest maksudest ja nende katteks kehtestada maksudest loobumise maks, mis on samuti maks ja millest on võimalik valitsusel kehtestada maksudest loobumise maksust loobumise maks ja nii ikkagi plussi jääda. Eetris oli uudised.